Aitäh, et saite tulla. Te olete parimad, kes meil on. Kas teile midagi ette ka juba näidata? Meil on see. Nõo Reaalgümnaasiumi juhtkond avas paastukuu alguses uue ametikoha, milleks on parkimiskorraldaja. Kooli direktori sõnul tuli otsus viimasel ajal aset leidva anarhia tõttu, mis õpetajate parklas sünnib. Noh, tegelikult ei tohikski õpilased siin oma sõidukeid kella 4 päeval parkida, kuna siin on ikkagi eraldatud kohad siis nii-öelda õpetajate sõidukitele. Aga nüüd, kus üha rohkem õpilasi on juba autoomanikud, siis on hakatud seda reeglit, kuidas öelda, eirama. Aga kus siis õpilased oma sõidukeid parkima peaksid? Spordihoone nii-öelda parklasse. Olukorda on kommenteerima tulnud ka ohver, õpetaja Nõo Reaalgümnaasiumist. Tulid minu hommikul tööle, vaatasin, keegi siga oli minu koha ära võtnud. Nüüd pidin siia parkima. Kollased tooled ka veel näha, ei tea, kelle jaoks need olid. Nüüd on aga õpetajate parklas tööl parkimiskorraldaja. Kes te olete ja mida te teete? No, mina korraldan siin parkimist. Huligaanina on hakanud siia õpetajad kohtadele parkima ja ma ajan neid siis ära või kuidas öelda? Peletan. Väga tore. Kuidas te siia tööle sattusite? Kandideerisin TV Keskusavalise ja võeti jutule. Ja kuidas siis töö teile meeldib? Töö on hea. Töökoorem on normaalne, palk on hea ja ühiselamus saab ööbida. Ühiselamus ööbida? Ja see on vist nende riigigümnaasiumi eelis või niimoodi ja sööklas saab süüa ka 3 korda päevas. Selge. Kooli juhtkond saatis kõigile kandideerijatele akadeemilise testi, millega tehti kindlaks parim kandidaat. Kandideerijaid oli kokku 4500 ning sooviavaldusi ametikohale tuli ka välisriikidest. Kui pikk teie tööpäev on? Hommikul kell 7 hakkab ja eks ta õhtul umbes 4 paika lõpeb. Hommikud on kindlasti tööintensiivsemad. Siis tulevad ju õpetajad ja õpilased kooli, siis ma pean järgima sinna, aga õhtu poole taraneb maa ja päeva jooksul on ka päris vaikne. Ja mida te siis siin teete, kui parklas nii-öelda rahulikum olukord on? Ma ei tea. Korvpalli mängin ja jõulinnaks teen, sealt on hea järgides liiklust. Aitäh. Te olete siin juba märtsi alguses tööl olnud. Kas on näha ka mingit muutust, arengut? No kindlasti nüüd ise mõtleida veel, aga üldiselt on pilt ikkagi paremaks läinud ja Järva ka ütles mulle juba. Au! Selline näebki välja ühe uue innovatiivse ametikoha, nimelt parkimiskorraldaja igapäevatöö Nõo Reaalgümnaasiumis. Kui kaua aga koolil seda ametikohta veel vaja pidada on, seda näitab juba aeg. Nüüd lülitame tagasi kontserdisaali, kus on ennast valmis pannud järgmine esineja.